Stand along. Stand along. Okay. And stay calm, please. Yeah. Let's go. Our safety. No me eestlased eriti aktsioonide rahvas ei ole, aga millegipärast tundub, et just välismaalased on see tugevam pool ja see aktsioon, mis siin minu selja taga toimub Tallinnas Tehnika tänaval Euroopa kooli juures, on kindlasti Eestis toimunud aktsioonidest üks viimase aja võimsam. Nii häälekalt öeldakse välja kõike seda, mida nõutakse, aga nõutakse lihtsalt korda liikluses. Selle on põhjustanud see, et meie koolimaja ees asub väga ebaturvaline ülekäigurada, kus viimase 3 aasta jooksul on juhtunud 5 liiklusõnnetust meie õpilastega. Ja me oleme pöördunud Tallinna Transpordiameti poole abipalvega ja oma ettepanekutega, kas valgusfoori või vilkuvaid tulesid või reaalse liikluse kiiruse näidikut või liikluskünnist, midagi selle liikluse rahustamiseks, kuna Toompuiestee poolt tulles on Tehnika tänav kitsas ja kohe pärast kurvi tuleb meie kooli ülekäigurada. Kiirus sellel tänaval on piiratud 30 kilometriga tunnis. Politsei kontrollis täna seal kiirusrežiimis kinnipidamist ja kahjuks tuleb tunnistada, et oli patustajaid. Linn on omalt poolt päris palju siin teinud, et 30 alaks on see tehtud siin, ülekäigurada on päris hästi tähistatud, aga patrull tuli juba kella 2 ja seda kiirust mõõtma ja alguses see olukord ei olnud selline, lapsi ei olnud tee äärest nii palju, liiklus oli õredam ja siin ikkagi mitmed juhid sõidukiiruse pärast kinni peeti ja menetlusse võeti. Kui suured need kiirused on, saab siin kuidagi mingid üldistavalt ka välja tulla? Ja saab küll, et kiirused on selles suhtes liiklusseaduse mõistes siis 227 lõige 1, et ületamine kuni 20 kilomeetrit tunnis, et suuremaid kiiruseid täna mõõdetud ei ole. See on päris suur kiirus, kui siin on ju 30, aga 30-ga piirab. No absoluutselt. Lapsed avaldasid häälekalt meelt. Linnaametnikud aga valmistusid tööpäeva lõpetama, kus juures see koht on praktiliselt Transpordiameti naabruses. Ei saa öelda, et midagi ei oleks toimunud. Meil on ikkagi eraldussaarega eraldatud ülekäigurada seal hästi tähistatud. Isegi enne ülekäigurada on topelt laste eest hoiatavad liiklusmärgid. Lisaks on meil lähiajal plaanis ka maha märkida piktogrammid kogu tänava ulatuses, mis aitavad kindlasti tänast kiirusületamist ohjes hoida. Sooviksime ise panna sinna ka kiirustablood, aga kuna puudub seal elektriühendus, siis selle paigaldamine nõuab ka projekteerimist ja see nõuab aega. Pole küll väga suur spetsialist, aga vaadates seda samat ülekäiku, seal on ju kohe tänavavalgustuslambid, mis minu meelest kuuluvad ka linnale. Kuidas siis öelda, et elektrit pole? Tänavavalgustuslambid ülekäiguraja juures on kiirustabloo sobivast asukohast ikkagi oluliselt eemal ja sinna elektri vedamine nõuab ikkagi projekteerimist. Head Euroopa kooli lapsed ja lapsevanemad. Transpordiameti onud ja tädid lubasid asjad varsti korda ajada. Loodame!